tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Vähid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 27. juuli kuni 2. august. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin mõõkade 4-ga. Mõõkade 4 on puhkamise kaart või aja mahavõtmise kaart. Jah, et puhake siis. See on nagu sunnitud puhkus või selline, et nagu tahaks teha midagi, aga ei saa, pean puhkama. Pole nagu teha selles mõttes. Ma ei saa teha sellepärast, et seda asja veel ei ole või midagi nii. Edasi tuleb narr. Vaat narr on uue alguse kaart. Narr on selle taro kaardipaki esimene kaart ja see on uus algus. Narri kaardiga on see, et tuleb julgus kokku võtta, et astuda esimene samm. Narr on seal üleval kusagil kalju serval, all on kuristik ja tema hakkab sealt alla tulema. Seal ei ole nagu mitte midagi peale kuristiku, aga nii kui ta oma jala välja sirutab ja astuma hakkab, nii tuleb sinna nagu imeväel trepp, mida mööda ta saab täiesti turvaliselt alla tulla. Aga selleks, et seda sammu astuda, on vaja oma julgust kokku võtta. Edasi on siin teil müntide kaarte. Müntide 6 räägib heategevusest, räägib sellest, et kui on, siis võite kingitusi teha, võite jagada. Aga kui ei ole, kui on millestki nagu vajaka, midagi on puudu, kas raha või hoopis mingeid nõuandeid, kui teil on vaja laenu küsida, siis ärge häbenege seda teha. Edasi tuleb müntide 4. Müntide 4 kaart on minu jaoks kitsimehe kaart. Ta on selline inimene, kes istub oma raha hunniku otsas ega taha seda jagada. Ta ei taha investeerida ei oma raha, oma aega ega oma energiat. Et no tegelikult on niimoodi, et kui teilt laenu küsitakse, vaat siis tuleb see kaart mängu, et kas ma annan talle või ma ei anna talle. Ei oska öelda, aga elu näitab seda, et raha tuleb liigutada. Kui raha välja käia, siis saab raha tulla, et raha energia peab liikumises olema. Aga see on teie otsus, kas te käite raha välja või te ei käi. Ja kui te nüüd praegu veel ei tea seda, mida teha, siis siin tuleb all kohe päikesekaart. Vaat päike valgustab absoluutselt kõik ära. Kõik nurgad, kõik asjad saavad selgemaks. Päikesekaart ise on nii positiivne, et ta ütleb, et elu on nii ilus, et korraldage pidu. Kas te nüüd hakkate just pidu korraldama sellel nädalal, aga igal juhul saavad asjad selgeks. Ilmselt saab ka see selgeks, kas seda raha välja käia või mitte välja käia, kas anda laenu või ei anna laenu või on vaja mõnda projekti toetada ja te pole veel päris selgelt otsustanud, kas seda teha või mitte, siis päike aitab otsuseid langetada. Edasi tuleb teil siin karikate 9. See on soovide täitumise kaart. Nende soovide, mida te juba olete soovinud. Et universum on otsustanud osad vähemalt teie soovid täita. Mida soovisite, seda teate te ise kõige paremini. Et väga tore minu meelest on see, kui soovid täituvad. Edasi tuleb viimase kaardina mõõdukuse kaart. No see mõõdukuse kaart muidugi kutsub meid üles mõõdukaks jääma kõiges, mitte üle tarbima, mitte üle töötama. Selle uue algusega on ka niimoodi, et me vahest hakkame kui te võtate oma julguse kokku ja alustate midagi uut, siis me hakkame suure hurraaga pihta, ei märkagi seda, kuidas aeg lendab ja pingutame võib-olla ka pisut tööga üle, pärast kondid valutavad, ma ei tea, siit-sealt käriseb tervis, võib olla uni rikutud, mis iganes. Aga kokkuvõttes ma arvan, et teil on nagu väga tore nädal, teid kutsutakse üles uuele algusele. Nende rahadega on ka nii, et eks see on teie otsus, kas neid kulutada või mitte. Ja positiivne on esiteks see, et soovid täituvad. Teiseks see, et päike on välja tulnud. No päike on kõige toredam ja parem kaart üldse terves taro kaardipakis. Et nautige siis seda päikest ja seda selgust, mis teile tuleb sellel nädalal. Tehke oma otsused
ja see tüdimus või see puhkus tegelikult saab ka siis ilmselt läbi. See mõõkade 4 sunnitud puhkus. Et ma loodan küll, et teil tuleb tegevust, mida teha. Ja jääge siis mõõdukaks igasuguse töö tegemisega ka, et te ennast ära ei vaevaks. Meil on suvel nii palju, meil on kodud, meil on aiad, meil on nii palju teha. Et vabalt võib juhtuda see, et pingutategi üle tööga. Ei ole vaja. Jääge mõõdukaks. Soovitab see mõõdukuse kaart. Ma siin muud nagu ei näe, et millega ta võiks hoiatada, et mõõdukas olla. Igal juhul tuleb teil ilus nädal. On mõtlemist, on julguse kokkuvõtmist, on soovide täitumist ja päike. Päike teeb kõik heaks. Mis ennem oli pime ja kole, siis nüüd päike tuleb välja ja kõik on jälle ilus. Soovin teile imelist nädalat. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.